tere, armas, mina olen Triinu ja mina olen see inimene, kes on välja tulnud siis hästi suurest nagu depressioonist ja ärevusest ja, ja täna on siis see koht, kus mina olen sellest raskest kohast välja saanud ja mul on ülihea meel aidata teisi inimesi ka sellest kohast välja. Sest et 10 aastat tagasi, kui mina otsisin, et kas keegi teaks, kuidas saab ärevusest ja depressioonist vabaks, siis see otsimine oli nagu nii suur töö minu jaoks, et kuidas saada nagu sellisest kriisist ja olukorrast nagu välja, kui sinu sees on see koht, kus sul pole elujõudu näiteks. Nii et mina olen selle kriisi ületanud ja täna on minu kord siis näidata inimestele neid samme, kuidas väljuda sellest ellujäämise režiimist ja sellest oravrattast ja tulla ära oma sisemisse rahusse ja külluse voolu. Nii et kui sina, armas hing, oled minu selle YouTube'i kanali leidnud, siis mina teen seda täiesti nii selles mõttes õhinapõhinal, et inimesed kõik, kes otsivad lahendusi, sest et sellel ajal, kui mina seda otsisin, teate, seda infot ei olnud. Seda infot ei olnud, sest ma ei soovinud tablette. Ma tegin kõik selleks, et saada teada, mis on minu hingel vaja ära õppida. Ja, ja täna olen siis selles kohas, kus ma olen sealt välja saanud. Kas te kujutate ette või? Ma olen välja saanud ärevusest, depressioonist ja minu igapäevane tunne on väga hea. Minu tunne on rahulik, mul on rõõmu, mul on entusiasmi, mul on nagu, te ei kujuta ette, mis on võimalik. Sest et kui me oleme näiteks ärevuses, depressioonis, siis tegelikult on esimene kiht see, kus me oleme, et meil on hästi palju viha. Et viha energia on see siis, et kui inimesed on sellises olukorras, siis nad on väga vihased ja mõningad vihased inimesed kommenteerivad samamoodi. Aga ma saan aru, kus nad on. Ma saan aru, kus nad on, sellepärast et kui sa oled selles kohas, see on üsna pime koht. Ja seal on nagu samaaegselt on väga suur valu, mida sa kannad ja väga suur viha. Ja need võtavad ära sinu elujõu. Võtavad ära, sellepärast et sa ei ole oma elus omal kohal. Sa ei tee seda, mida sa tulid tegema, aga sa ei saa seda ennem teha, kui sa ei ole oma karma ära lahustanud, vabastanud. Nii et mina olen täna see, kes siis võtab inimese käe kõrvale ja hakkab selles mõttes näitama talle samme, mis on veel võimalik. Nii et kui sina oled täna selles kohas, kus sa tunned, et sul pole jõudu, sul pole jaksu, sul võib olla selles mõttes töökriis, rahakriis, sul võib olla suhtekriis, sul võivad olla kõik kriisid ja need on just selle jaoks, et sa need lahendaksid, ainult selle jaoks. Nii et küllus on sinu sünniõigus, raha on lõpmatult palju. Ainuke, kes seda raha vastu ei võta, on inimene ise. Ja sellest arusaamine on väga suur töö enda alateadvusega, sest me ise inimestena oleme nii piiratud maailmas, aga meil on vaja just tulla ära sinna piiramata maailma, kus on lõpmatult palju eluenergiat. Nii et ärevus, depressioon on just sellepärast, et sa oled väga väikses kastis kinni, oled kinni ja sa ei näe maailma suuremalt. Ehk siis eluenergia sinu sees ei voola. Nii et kõik, kes selles mõttes soovivad nagu leida lahendusi, minul on väga megad tööriistad, millega ma saan aidata inimesel lahti häkkida, sest mul on täna hea rääkida. Ma ei ole ju enam voodis, aga ma olin seal. Aga
selle sisemise shifti saad sina ära teha, kui me teeme selles mõttes sessioone. Ma näitan sulle, kus sa kinni oled, sest et igaüks on kuskil kinni, aga ärevus on selles osas nagu kõige ausam, tema ei valeta, sinu keha ei valeta. Kui sa mind ei usu, siis usu ainult oma keha. Kui tekib ärevus, siis ärevus on alati hirmupõhine ja see on märk sellest, et sul on lahendamata sinu sees enda traumad, sest et universum annab alati meile täna ajajoonele kõiki neid asju, mis on vaja lahendada, et sa saaksid oma elus edasi järgmisele astmele. Kui sa oled täna null kohas oma elus, sul pole eluenergiat, sul pole seda, teist, kolmandat, siis see on selle jaoks, et sa hakkaksid liikuma elus edasi. See on nullklass ja hakkaksid tulema esimesse klassi, teise klassi, kolmanda klassi, neljanda klassi. Kui mina olen täna 7. klassis, siis kui sina oled täna veel seal nullklassis, siis tea, et siiani on võimalik tulla ja veel edasigi. Ja ärevus ja depressioon ongi see pool, kus inimesed on tegelikult üliandekad, nad on ülitajujad, nad on väga võimekad selgeltnägijad. Ja nad on selles illusioonis, sellepärast et kõik lapsed, kes sünnivad, on selgeltnägijad, aga eriti need, kes on veel ülitundlikud, siis nemad on veel häkivad väga kergesti sisse teiste energiatesse ja on ise hädas oma tervisega. Ja need on inimesed, kes siis on valgusinimesed ja nad on võtnud endale kanda nii palju koormat ja nad ei tea, kuidas sellest vabaneda. Siis see on see koht, mida mina saan sulle aidata, sest et kui me satume oma tervisega sellisesse kriisi, kus meil pole elujõudu, siis on see tegelikult märk sellest, et sa kannad hoopis teiste koormaid. Sa ei ole oma elus omal kohal, sa kannad teiste inimeste oma suguvõsa koormaid. Ja mille pärast? Sellepärast, et sinul on võimekus seda koodi muuta. Nii et kõik olukorrad, mis on jäänud universumis lahendamata, oled sina tulnud siia maa peale ja just sellepärast, et sinul on see võimekus seda lahendada, mitte kellelgi teisel. Sa võid märgata oma õdesid, vendasid, mitte keegi ei tegele, võib-olla ei ole pandud nii raskesse olukorda, siis see on just sellepärast, et sinul on see võimekus. Sina suudad transformeerida ümber kõik need madalad tunded armastuseks, sest see näitab ka seda, et kogu sinu suguvõsaliin on olnud selles kohas, kus kõik on elanud hirmudes. Kõik on elanud hirmudes ja elu on jäänud elamata, sest meie esivanemad on elanud väga rasketes aegades ja sina täna, kes sa oled selles kohas, tajud seda energiat väga detailselt. Need hirmud, mida kõik sinu 7 põlvkonda läbi elasid, on sinu kanda. Ja sina oled see hing, kes on võtnud selle koha endale, et sina transformeerid ja lased selle kõik lahti. Nii et stress ei ole enam moes. Kui sina oled see hing ja soovid kasvada, siis mina olen täna selles osas valmis aitama inimesi, kes soovivad tõusta kõrgematele sagedustele, soovivad jõuda südamesse, soovivad jõuda armastusse, soovivad jõuda küllusesse. Nii et see kõik on võimalik, sest ma olen sealt täielikult kohast väljas ja need tunded on megad. Nii et selles mõttes ära nagu jäta ennast kannatusse, kui sa oled valmis kasvama. See ongi sellepärast, ainult need, kes soovivad kasvada, need ja tahavad sealt välja tulla, need saavad. Ma panen siia ka mõned kaardid, sest mulle väga meeldib kaarte võtta. Mul on erinevaid kaarte. Ma otseselt kaardiladumist ei tee. Mina aitan
põhiliselt vabastada või näidata inimestele, mis emotsioonid on tal kinni ja aidata siis või näidata, kuidas neid on võimalik lahti lasta. Sest et maailmas on ainult üks tõde, meil on emotsioonid. Ja nüüd on see koht, kas need emotsioonid on alla surutud või need emotsioonid on avatud, et sa võid väljendada oma tõde igal ajal või sa selles mõttes ei julge midagi rääkida. Ärevuses ja depressioonis on tavalised inimesed, kes kardavad rääkida. Rääkimine on üks nendest koodidest, mis on kinni. Samamoodi on kinni koodidest ära tunne, ära lõdvestu, ära kuule, ära näe, ära armasta. Kas te saate aru, need on kõik vastupidised koodid. Õige tõde on see, et armasta, usalda, kuule, näe, lõdvestu. Need on need kohad. Aga inimestel on, me oleme oma kehades seal kohas, kuidas meie närvisüsteem on välja õpetatud. Ehk siis ellujääja inimese närvisüsteem on täna väga pinges, sest ta on selles kohas, kus ta kogu aeg peab. Ta elab selles rütmis, kus ta kogu aeg survestab ennast tööle. Ma pean seda tegema, ma pean sinna minema, ma pean kohta kinni hoidma, aga inimestel, sinul endal on nii suur võimekus olla teisel tasandil. Ja see on see koht, kui sa märkad seda, kas sa tahad sealt välja tulla, kas sa tahad vaadata, kes sina päriselt oled. Nii et kõik need kohad on oluline tervendada, et sinu eluenergia läheks liikuma, sest ärevus on alati see pool, kus energia on kinni. Ärevus on ülihea asi, kui sa hakkad iseenda sisemaailma muutma, sest sa saad oma energia lahti. Nii et kõik, kes on täna selles kohas, siis ma ütlen ausalt, et ma võtan sind käe kõrvale. Seal on vaja tuge. Mina ei saanud ka üksi hakkama, ütlen ausalt. Mul oli vaja kõrvale coach'i, kes aitas sellest läbi minna. Sest ma tegelikult otsisin lahendusi meditsiinist, ma otsisin lahendusi väga paljudest olukordadest, aga ma ei saanud seda kohta korda. Sellepärast, et minu sisemise blokeeringud olid väga keerulised ja alateadvus hoidis neid kinni. Nii et tegelikult kogu töö, mida me teeme, on see pool, et me tegeleme alateadvusega. Alateadvuse ümberkodeerimine on see, mida ma aitan sul teha, et sa saaksid ära tulla hirmudest armastusse, vihast armastusse, et sa ei oleks selles kohas, kus sa peaksid kõike vihkama, nii raha, nii inimesi, nii töökohta, nii Eesti Vabariiki. Sa ei pea seda tegema. Sul on võimalik aru saada, et kogu küllus oled sina ise ja sina lood oma elu. Absoluutselt oma tunnete ja oma mõtetega. Nii et see, millest sa võid olla, ei pruugi olla sinu laengud, vaid need on pärandenergiad, pärandmõtted, päranduskumused ja nendest kõigest on võimalik vabaneda. Nii, ma võtan siit ka kaardid, sa võid mõelda 1, 2 või 3, et sa selles mõttes saaksid teada, mida sinu hing praegust tahab rääkida, mida ta tahab rääkida. Nii, mõtle rahulikult, kas 1, 2 või 3. Vaatame, mis siit tuleb. Nii, vaatame, mis siin on. Esimene kaart, kui sa valisid number 1. Nii, kui sa valisid number 1. Valisid number 1, siis esimene kaar on hooli endast, teistest ja maailmast. Armasta end nii palju rohkem, et julged öelda ei teistele nõudmistele sinu aja ja energia kohta. Ära tee asju süütundest või tänukohustusest, austa oma piire. Väljenda
teistele selgelt ja ausalt oma tõelisi tundeid ning ootusi. Nii oled heaks eeskujuks. Tänu sellele hakkavad sind ümbritsevad inimesed ka ennast rohkem austama. See on suurim teene, mida sa saad endale ja teistele teha. Ei ütlemine aitab vähendada stressi ning annab lisaaega selleks, mis on sulle tõeliselt tähtis. Suuna oma energia nendele ülesannetele, mis toidavad sinu südant, hinge ja vaimu. Nii, number 2. Tänulikkus on puhtaim palve, vorm ja ühtlasi võti küllusesse. Tänulikkus tuletab sulle meelde kõike positiivset, mis su elus on. Samuti seda, mis on tegelikult oluline. Ka probleemide ees saab tänulik olla, sest nad pakuvad võimalusi arenguks või loominguliseks lähenemiseks. Loetle üles oma õnnistused ja täna nende eest. Tänan, et mul on hea tervis, ilus kodu, armas pere. Täna ka nende õnnistuste eest, mis on alles teel sinu poole. Sellega aitad universumil nad takistusteta sinuni toimetada. Kui soovid midagi konkreetset oma ellu tuua, täna selle eest nii, nagu see oleks sul juba olemas. Tänan, et mul on uus punane brändi nimi, paned mantel kuldsete nööpidega. Selline positiivne kinnitus avab uksed võimalustele, auhindadele. Nii, number 3. Hea üllatus, imed, lootus. Midagi väga head on lähiajal juhtumas. Ära muretse, kõik saab korda. Usalda, Jumal on sulle varuks imelised lahendused ja briljantsed plaanid. Ime ja tervenemine toimub samal ajal nii sees kui sinu ümber. Kui sa oled otsustanud leida rõõmu iseendast, leiad selle varem või hiljem. Õnn on inimese suurim jumalik sünniõigus, sinu hinge peidetud aare. Rõõm koosneb õnnest, naudingust ja teadmisest, et sul on kõike külluses. Kõige puhtam ja selgem rõõm tuleb tundes, et oled elus. Ja nii ongi. Ja kõik see raskus, milles sa võid täna olla, on tegelikult sinu kingitus, sest tänu sellele olen mina täna täiesti teises kohas, teaduse avardaja, ja see on võimalik kõigile. Nii et ole õnnistatud ja kui sa minu kontakte tahad, siis panen siia alla. Aitäh!